Me oleme Annelinnas kaldateel ja nagu näete, politsei on siin väljas suurte jõududega ja teeb liiklusjärelevalvet. Praegu on kell veidi 8 läbi ja praeguseks hetkeks on politsei liiklusest kõrvaldanud 2 joobes juhti. Kui rajuks tänane õhtu politsei jaoks kujuneb, see selgub õige pea. Me selle reidi käigus kontrollime otse loomulikult joovet, vaatame ka muid teisi rikkumisi või puudusi, mis siis sõidukile või sõidukijuhtidel on. Ja täna oleme koolitamise vaates oma tähelepanu suunanud siis narkojoobes juhtide avastamise peale. Kokku võttis politseireidist osa umbes 30 politseiametnikku ja abipolitseinikku. Reidi käigus puhus alkomeetrisse üle 2300 juhi, neist 3 olid alkoholijoobes ja 2 narkojoobe kahtlusega. 2 autost leiti ka narkootilist ainet. Tänase reidi käigus siis päeva alustasime liikluses keerivate tegevuste kontrolliga. See tähendab seda, et jälgisime siis foorituledes kinnipidamist. Ja üks uue lahendusena võib-olla katsetasime drooni siis liiklusjärelevalves. Ehk siis filmisime selliseid kohti, kus me tavapäraselt siis võib-olla järelevalvet teha ei saa või see on keeruline ja drooniga on lihtsam. Kuidas see drooniga liiklusjärelevalve tegemine käib? Ja täpselt nii, et drooniga fikseeritakse rikkumised ära ja eemal siis ikkagi peatame kinni ja vestleme siis inimestega. Et see on siis efektiivsem kui selline niisama 2 autoga kuskil erinevates kohtades liiklusjärelevalve? Ei, ta pigem on mõeldud nende kohtade jaoks ja rikkumiste avastamiseks, kus on keeruline siis kas autoga järelevalvet teha või muud moodi siis rikkumisi fikseerida. Samuti tehti ka reidi käigus 8 suulist hoiatust ja 30 lühimenetluse otsust. Sealhulgas oli foorinõuete rikkumisi, turvavarustuse mittekasutamisi ja muud säärast. Selle aasta jooksul oleme liiklus kõrvaldanud pea 200 siis narkojoobe kahtlusega juhti. Ja see on siis olnud Tartus ainult? Ja Tartu politseijaoskonna poolt.